Millest tuleb jutt? Jutt tuleb sellest. Miks on tänava inimene nii nõrk? Vaimselt. Mul oli selle kohta üks mõte. Kuidas niimoodi kaamera ees olen väga närvi läinud. Praegu oli see mõte jumala minema. Kuskilt selle otsa nüüd üles leidnud. Mõte oli kuskilt hakkas sealt peale, kuidas me tänapäeval labastame tõsiseid asju. Tõsised asjad on sellised, et nad oleks söödavad, siis me teeme neist üks teatri. Ja siis hirvitame seal niimoodi. Keegi kuskil sureb, mitte ise, keegi kuskil sureb, see on ju naljakas ja kellegi läheb väga pahasti naljakas ja kuskil on õnnetus on naljakas ja keegi hakkab varsti surema, siis me teeme sellest otsa ülekande ja siis me jälgime see põnev ja kellelgi on muidu raske. Siis me räägitakse sellest sellepärast, et mitte sellepärast, et kellelgi on raske, vaid et see on nagu, see on ju äge. Selles mõttes. Siuke nagu üldine foon on niuke selline, siis ütleme nii. No mismoodi see siis nagu mis sellest siis niimoodi nagu halva oleks? Mis see muutus, miks peaks sellest inimene vaimselt nõrgaks muutuma? Peaks just olema, mis see on? Kõik on siuke. Et peaks ju kõlama hoopis vastupidi. Aga vaat, inimesega endaga midagi natukene juhtub. Natukene on halvem. Keegi ütles halvasti või mida iganes, et me ei pea hakkama siin surmaga kohe nagu kõike võtsustama, vaid siis inimene muutub äkki väga ruttu või tähendab jääb hätta. Ja miks ta jääb hätta? Ta jääb sellepärast hätta, et ta on ju varemalt lihtsalt labastanud kõike sellist, ta on kaasa läinud sellega, tal on samamoodi, et siin kõik lihtsalt kõrvalt on sellised inimeste teiste hädad või mured või ikka, et see on lihtsalt nõuke nali, meelelahutus. Ja inimene ei ole sellega absoluutselt tegelenud. See on lihtsalt põnev. No, edasi, põnev nali, no meelelahutusega võtsin. Seda on seal kaasa elanud kuidagi, aga mitte kaasa elanud selles mõttes, et on huvitav. Mitte püüdnud aidata ja mitte nagu püüdnud mõelda selle peale. Ja nüüd, kui teda tabab iseennast midagi natukenegi, siis ta on nagu imelikus situatsioonis, et ta on nagu enda õnnet olemise puhul ei ole ju varemalt tegelenud sellise asjaga. Ei ole varemalt tegelenud, et sellist asjad üle mõelda ja see on ju lihtsalt niisama naljakas on. No, ja see on paanika.
stress. Äkki peaks minema psühholoogi juurde ruttu jooksuga ja ma ei tea, raske. No mis sul on raske? Sa ei ole ennem ju harjutanud. Sind pole ennem ju huvitanud. Kõik ümbritse ju ei räägi seda keelt, et sa peaksid sellest huvituma. Sa peaks huvituma elu päris asjadest, vaid see on lihtsalt niisama. Nüüd on raske. Oi, kui raske. Ja ma ei tea. Vot, selline mõttekäik. Ilmselgelt väga segaselt räägitud ja väga arusaamatu ja väga selline. Aga ma mõtlesin, et ma niimoodi püüa neid edaspidi kuidagi siia niimoodi sisse rääkida. Mitte sellepärast, et äkki siis tuleb kaameras väiksem kramp, tuleb enne see väljendamises väiksem kramp ja võib-olla ka vastavalt sellele hakkab see väljendusoskus ja kui suudan ka selgemalt väljendada. Võib-olla mulle tundus, et see suhteliselt vajalik mõttetera või mis vajalik, ütleme, mis iganes. See mõttetera oli nagu selline, et võiks lihtsalt teda edasi anda, aga võib-olla tulevikus suudan neid ka kuidagi nii, Tuulu suudab ka mõne mõttetera nii edasi anda, et teised peale iseendaga midagi aru saada. Mõtteterast.